erinevatel treeningutel on oma mõju. Ja ma usun, et kui sa oled ennast treeninud, siis sa võib-olla tunned oma keha juba päris hästi. Või siis mitte, sest minu treeningutel, mis on suunatud sidekoele, ilmneb kogu aeg, et inimene tuleb trenni, ta on kindel oma võimetes, ta teab, milles ta on hea justkui, milles mitte. Ja kui ta teeb neid harjutusi, kus me kasutame seda süvavastusurvet ja rotatsiooni ja me paneme lihased tööle selleks, et liigutada teda maksimumini venitusse, siis inimene avastab, et oota, esiteks, see kehaosa ei tee üldse koostööd, ta tudiseb, väriseb, ta ei lähe selles suunas, kuhu me tahame, et ta läheks. Seal on mingisugused sellised mis see sõna on, värinad sees, erinevad plõksatused, mingisugused kohad on nii tuimad, et sa ei saa oma teadliku meele abil neid tööle panna. Sa enda meelest surud oma reielihasega väljapoole ja siis selgub, et seal ei ole vastusurvet. Aga sina enda meelest teed seda. Siin ongi see lugu, et närviühendused on sidekoe poolt kokku surutud. Sidekoel on selline iseloom, et ta on hästi kohev, kiuline, ta on libisev, ta peab olema selline lahtine, libisev, lahtine selles mõttes, et igas suunas liikuv. Ja kui seal on mingi armkude sees, siis see kõik kleepub kokku ja see muutub jäigaks ja tuimaks. Sa ei tunne seda kehapiirkonda, sa ei tea, et sul on sealt tuim. Sa ei saa seda loomulikul viisil kasutada ja su keha hakkab ennast kompenseerima valede liigutustega, valede asenditega. See on kõik kehaviis tasakaalustada ennast parimal võimalikul viisil sellel hetkel. Aga see loob sulle vale kehakasutuse ja üldsegi need lihased, mis seal selle kokku kleepunud sidekoe vahel on, ei saa loomulikult normaalsel viisil kokku tõmmata need kiud ja nad ei saa ka pikeneda, venida loomulikul viisil. Siis sa ütled, et ma ei ole veniv või ma ei ole liikuv või et mul on siit mingi lihas lühike. Aga see ei vasta tõele. Nad on kõik selles sidekoe jäikuse vangis. Vastusurve on see, mille abil me selle kõik avame ja see käib sidekoe kaudu. Närviringe taastub ja sinu kehaosa ühendatakse jälle kesknärvisüsteemiga normaalselt. Impulsid liiguvad üles-alla ja sina oma teadliku meelega annad käskluse, suru ja ta teeb seda. Aga seni võib sul olla olukord, kus su kehaosa ei tee sinuga seda koostööd. Kõige rängem on see peale erinevaid õnnetusi, näiteks avariid või mõned löögid, mis tahes vigastused võivad olla nii, et see armkude on nii kolossaalne, et seal ongi selline nagu suutmatus seda kehaosa kasutada normaalselt. Peale insulti on see tavapärane ja mul on olnud insuldi järgseid taastujaid trennis, kes on täiesti eufoorias, kuidas nad saavad oma keha jälle tööle. Ja põhjus, miks ma seda trenni ka teiega olen jagamas, on see, et see kõik algas ühest niisugusest kliendist, kellega ma tegelesin üks ühele ja kelle puhul me saime kõik tööle. See on nagu neuroloogiline taasühendamine, erinevate kehaosade treenimine koostööks ja takistuste avamine. Ja kui me avame takistused, siis kehal on võime ennast ise organiseerida, terveks teha. Sinu vereringe, sinu kõik see aineringe tahab vabadust. Ja selleks on vaja need takistused kõrvaldada. Ma annan trenne Haapsalus kell 11 ja kell 6 igal esmaspäeval. Ja sa oled väga oodatud sinna trenni. Kui see ei ole selline treeninguliik, mis sind kõige rohkem paneb liikumist nautima, siis tee kõike muud, mida sa armastad teha, aga paku endale seda vabastust teadlikult nendes trennides. Käi kas või 1 kuu või 2 kuud, käi kohal ja ava need takistused ja sa saad oma lemmikspordialadega, lemmiktreeningutega, tantsuga, ujumisega
kõigega, mis sulle meeldib, palju vabamalt tegeleda.